Möödunud 2012. aastale teeme tagasivaate ka järgmisel laupäeval. Nüüd aga jätkame uute teemadega ja me hakkame rääkima auto rentimisest. Me oleme praegu Tallinnas Sixt autorendikontoris. Sixt autorent on juba 100 aastat vana ja see loodi 1912. aastal Saksamaal. Tihtipeale oma puhkust planeerides inimesed mõtlevad, et rendin auto siis, kui koha peale jõuan. Tegelikult võiks aga seda teha varem. Miks on oluline auto rentimisele mõelda juba kodus olles? Talvepuhkuse planeerimisel, kui broneerite endale lennupileteid ja ka majutust, soovitame kindlasti samal ajal broneerida ka juba endale autorent, mis siis säästab teil ka aega ja raha. Kogemus näitab, et kolmandikul puhkusel olevatest inimestest vähemalt ühel on tekkinud probleeme auto rentimisega, ehk kas on jäetud siis tellimuse tegemine viimasele minutile, mis siis võib tähendada seda, et ei ole võimalik enam broneerida sobilikku autot. Et võib ka juhtuda seda, et ei ole lihtsalt autot. Mis on aga kõige olulisem, mida tuleks autot rentides silmas pidada? Kõige olulisem on teha broneering siis õigeaegselt ja soovitame seda teha läbi interneti. Mida varem te broneeringu teete, seda vähem te selle eest ka maksate. Auto broneerimisel soovitame teil kindlasti kasutada rahvusvahelisi rendifirmasid, kelle esindus asub ka Eestis, mis siis annab võimaluse probleemide või korral pöörduda Eesti esindusse, kes siis aitavad teil vastavalt kas broneeringut teha või hiljem ka siis probleeme lahendada. Kui te vormistate tellimust, siis on võimalik internetis ka valida kõik lisateenused ja tulekski jälgida seda, et oleks valitud siis kas navigatsiooniseade, lapse turvaiste, talverehvid või siis ka lumeketid, kui vajalik on. Tuleb tähele panna ka seda, et paljudes Euroopa riikides ei ole nõutud seaduse järgi talverehve ja see on paljudes firmades ka lisateenusena pakutud. Kas auto eest maksmiseks on vajalik ka krediitkaart? Jah, kindlasti, et autorendi eest tasumisel on vajalik rahvusvaheline krediitkaart ja autot rentides peaksid siis kliendid arvestama ka sellega, et krediitkaardil oleks piisavad vahendid auto rentimiseks. Reeglina broneeritakse krediitkaardilt autot rentides renditasu pluss siis omavastutussumma või mõningates riikides võib see ulatuda kuni 3-kordse renditasuni. Teie turvalisuse suhtes soovitame kindlasti valida kindlustuspaketi, mis siis on oma vastutusega 0 eurot, mis siis küll teeb rendihinna mõnevõrra kallimaks, küll aga väldib hilisemaid probleeme, kus võib näiteks ka mõni väike vigastus võib teile maksma minna nii mõnisadagi eurot.